on selle õppega haaratud olnud, sa loobuda palju. Kadi oli, aga nüüd ta vist loobus, aga tulevad teised ja uued spetsialistid. Ja kui siis ma tahaks öelda, et kui teie spetsialistide poole pöördutakse, et olge hea, et kuule, äkki tuled räägid, et me oleme siin targad, siis tulge, et need tasud ei ole küll kolossaalsed, aga see on nagu auasi, et seda spetsialisti erialana edasi arendada. Kuhu sellega edasi minna, siis see on alus nende töökorralduste tegemiseks. Ilma selleta me ei saa mingit töökorraldust teha, kui me spetsialiste ei õpeta. Praegusel hetkel on veel üks õendusmaailmas, jälle nagu valgutada telgitagusi. Teate, et õed saavad ka magistriks õppida. Õendusmagistriõpe on praegusel hetkel Eesti Vabariigis väga nende tegijate õdede seas on selle väga halb maik juures. See läheb õendusmagistrisse, see on, ütleme, paljud jäävad sealt mitu aastat vanemaks aasta jooksul ja katkestavad selle. Praegusel hetkel on tervishoiukõrgkool andnud rohelise tee selleks, et kui on meil olemas kriitiline mass spetsialiste, siis avatakse eraldi spetsialisti magistriõppe, väga rakendus magistriõppe. Uuring on väga rakendus. Me jälle soiume, et meil ei ole piisavalt rakenduslikke uuringuid, et tõendada midagi, mida me teeme. Me teeme kogemuse põhiselt. Et sellised tendentsid ja